pühapäeval kulturismi maailmameistriks tuli. Inna Uidiga kohtume nii 10 minuti pärast Erich Kriegeri ja Aare Jaamaga, kes tänase hommikutelevisiooni sissejuhatust, aga veel mitmel korral. Tänase saate jooksul stuudiosse tuleb ka Eesti Beatlesite klubi president Nikolai Ivanov. Juttu tuleb mõistagi Beatlesitest. Kõigepealt aga tere hommikust, Tõnu Tee, Eesti mobiiltelefoni peame ilmselt lõppeva nädala persooniga Eestis tõepoolest. Inna Uit, kahjuks ei ole ta täna stuudios, sellepärast et pidi nädalavahetuseks sõitma Soome, seal jõumeeste võistlustel tegema kaasa demonstratsioon esinemisega. Loomulikult maailmameister on igal poole oodatud, aga veel kord selle saavutuse erakordsust ja tähtsust alla kriipsutades ütlen, et meie taas iseseisvunud Eesti üsna lühikese ainult 5 aastas ajaloo jooksul on see siis teine maailmameister, kes maailmameistriks tulnud Eesti lipu all. Oksana Jermakova VP vehklemises ja nüüd siis Inna Uit. Luba käsitleda värske maailmameister Inna Uit ja tema partner segapaaris koos 9. koht samadelt maailmameistrivõistlustelt ja, kuidas on õige öelda, elukaaslane? Jah, elukaaslane. Mis tähendab seda, et ametlikult abielus ei ole? Ei. Kuidas teie kokku saite? No ma usun kindlasti vist ei eksi oluliselt, kui ütlen, et kas läbi kulturismi? Jaa, me tegime Fortiuses koos trenni. Tähendab, siis ta oli veel, siis kui ma esimest korda nägin, ta oli päris väike võipet jälle. Siis ma ütlesin talle, et kuule poiss, sinust saab asja. päris hea kehaga oli. Ja. Siis tuleb välja, et Inna valis sinu? Jah, tuleb nii välja. Ei ole nii. Mõlema. Siis mul sellist mõtet üldse ei olnud, et ei võinudki olla, aga kuidagi sujuvalt läks. Kujunes välja. Kujunes välja, jah. Vabandan kõigepealt Reinu ees, aga kas sa, Inna, kujutaksid ette kooselu mehega, kes ei ole kulturist? No ütleme siis, kuidas öelda, tavalise linnakodanikuga. Vot ei kujuta ette. Lihtsalt, ma ei ole mõelnud, ma ei kujuta ette. Spordiga peab kindlasti tegelema. Jaa, ei, kindlasti. Minu jaoks kindlasti peab olema sportlik inimene normaalse kehaga, et ei oleks mingit kõhtu ees. Ja... Et lõdva kõhuga meest ei talu? Ei, tal võib kas või palju raha olla, aga ma ei... No see on üks asi. Kindlasti teine küsimus see, et sport üldse on niisugune võib-olla veidikese sõduri elukutse, see on iseasi, aga teie ala seda enam nõuab ilmselt sedavõrd pühendumist, et elada koos päevaargal inimesega, kes tegeleb hoopis teiste asjadega, võib-olla seda ei mõista. See vast on kõige hullem. Jah, see on kõige hullem. No ja ei ole vist mõtet Reinu käest küsida, et kooselu naisega, kes mitte sportlik on, sa juba ise tegelikult seda juba vihjus. Ja loomulikult juba selle alases üldse spordises nii kaua olnud, et peab midagi tegema. Milline teie tavaline päev välja näeb? Ärkame üles. Mina kohe torman tööle saali. Seal söön, natuke sõidin, siis teen trenni ja esimest trenni. No see on aga 2 korda päevas mul on trenn
Kui pikad nii kellaajaliselt umbes? Hommikune võtab 2 tundi keskelt ja õhtune tund. Reinu päevakava oluliselt ei erine? Noh, vahe on selles, et ma teen ainult 1 kord päevast trenni. Oleneb ajast. Noh, seest samamoodi põhjalik. Ma teen 2 trenni eest. Ma teen Inna teeb nagu 2 trenni 2 korda päevas, aga ma teen siis 1 korra. Sul on lisaks veel amet ka, kus sa pead käima? Jah, on. See ei ole oluline eriti. Aga sina, no sa tulid amatööride maailmameistriks tegelikult, aga mis on sinu töö? Ma olen treener Revalspordis, Revalsportklubi. Nii et seotud ikkagi selle sama tegevusalaga tegelikult? Jah. See on see, mis mulle sobib, see, mida ma hea meelega teen. Kuidas sina sattusid niisuguse ala peale? Sest mina mäletan sind kleenukese tüdruku tertsuna hüppamas mingisugused 5 meetrit millegiga kaugust, kui sa olid Kohtla-Järvel. No, vaata, see oli ka juhus. Ma läksin ema juurde Jõhvi ja siis sõbrannaga lepsime kokku, mida me teeme õhtul nagu ajaviiteks, et läheks klubisse. Oli seal üks klubi ja siis tema ei tulnud, nagu lepsime kokku, saame kokku, läheme koos. Tema ei tulnud, siis ma läksin ikkagi üksi. Ma tahtsin näha, kuidas see välja näeb ja mis need inimesed seal teevad. Ja siis kohe esimesel päeval mind nägi üks treener Kosenko Pavel seal ja siis ütles, et tule veel, et sul on väga head eeldused, et hakka kas või 1 kord nädalas käima, siis ma hakkasin niimoodi. Sõitsin Rakverest, Jõhvi 1 kord nädalas käisin seal ja kohe 2 kuu pärast mul oli üks võistlus Venemaal. Seal ma panin kinni. Absoluutselt. Mis aastal see oli juba siis? See oli 89. Ja kooli lõpetasid sa Kohtla-Järvel? Jah. Vene kooli? Vene kooli. Ja hüppasid kaugust. Mis sul margiks jäi? 5.32 on isiklik. 5.32, jah. Fit together, please. Fit together. Võib-olla mõne sõnaga sellest võistlusest, mis nüüd toimus maailmameistrivõistlustest ja tegelikult võib-olla kulturismivõistlustest üldse natuke rohkem, sest Eesti publik teab väga hästi, mis tähendab kergejõustikuvõistlus, korvpall, jalgpall, suusatamine, aga kulturistide võistlus, sest tervikuna täiel kujul sellest laial publikul ei olegi võimalik osa saada. Kahjuks jah. Ega keegi ei kujuta siin ette, mis see tegelikult on. No, kuidas võistlustel see asi kujuneb välja, et esimesel päeval on poolfinaal, teisel päeval finaal ja esimesel päeval tulevad nagu kõik osavõtjad lavale, siis on vaba seis, tähendab kohtunikud vaatavad proportsioonid eest ja tagant ja siis valitakse välja poolfinaliste, neid on 15 tükki. Sinul sel korral alustajaid konkurente kehakaalus kuni 57 kilogrammi oli palju? 22. Eelmine aasta Euroopa võistlus oli sama, 22. Õnnelik arv sulle. Ja siis tähendab 15 võistlejat tulevad jälle lavale, vaba seis ja siis juba kohustuslikud poosid. Kus näidatakse siis konkreetset lihast? Ja, need on 5 poosi naistel ja 7 meestel.
ja selle järgi siis kohtunikud valivad välja, nad kutsuvad mitu korda ühte ja teist võrreldakse ja siis valitakse finaliste. Ja ma saan aru, et siin kindlasti tekib paljudel inimestel vale ettekujutus, nüüd tuled korraks lavale, nii-öelda näitad seda teist lihast ja lähed minema, see võib väga pikk töö olla. See on pidev töö, sa ei tohi ühekski sekundiks lõdvaks lasta. Pead kogu aeg, kõik lihased on töös. Kui kaua tuli sul nüüd olla, ütleme, poolfinaalis laval järjepanna? Oi, seal mind kutsuti välja, ma ei oska ütelda, võib-olla 10 korda, see päris võttis läbi. Ma olin üleni märg. Teha, kutsub välja võistleja number see ja see, palun see poos. Ja iga kohtunik on 9 ja 10 nagu varuks. Ja igaüks kutsub välja, keda ta soovib nagu võrrelda. Muidugi hinnatakse. See võib kesta tund aega, võib rohkem, nii kuidas võib vähem. Poolfinaal sai läbi. Kas siis oli sul juba niisugune tunne, et sul oli enam-vähem enda koht paigas selles seltskonnas? Vot koha pärast ma olin kindel, et endas ma olen alati kindel, kui ma juba teen midagi. Kui ma lähen MM-i võistlusele, siis ma teen ikka 100% kõik. Ühesõnaga, sa olid oma parimas vormis, rohkem võtta ei ole. Ja. Nii, ja siis tuli finaal? Siis tuli finaal, see oli järgmine päev kohe. Järgmisel päeval. See on täpselt samamoodi, võistlejad tulevad välja lavale, kohustuslikud poosid. Esiteks vabakavaga. Siis tulevad kohustuslikud poosid, siis pulse down ja autasustamine. Siis ootad nagu natuke autasustamist nii kaua, kui järgmine kategooria võistleb. Mis tähtsus on sellel viimasel voorul, kui kõik 6 finalisti, antud juhul siis 6 finalisti olid laval ja siis igaüks otsib endale kohta ja võitleb, et näidata publikule. Kas on siis kohtunikel juba põhimõtteliselt kõik selge? See on kõik paigas juba, kõik kohad on ära jaotatud. Lihtsalt otsast lõpuni sa pead ennast pakkuma välja nii, nagu parimal moel, aga ma vaatasin, et selle video järgi, et naiste hulgas käis kõva võitlus. Ei olnud ruumi laval, et just olla esimesel positsioonil. No jah, see on huvitav, igaüks tahab ennast. Show variant. Jah, näidata. Indrek Otsus, kunagine Eesti tippmees sellel alal, olid nüüd Itaalias. Tekkis see ettekujutus, et Inna võita võib üsna kiiresti võistluse käigus. See ettekujutus tekkis mul enne. Ja seda ei tahtnud võib-olla välja öelda kõigile asjaosalistele siis, aga ma ütlen, ma ei kahelnud selles absoluutselt. Siis pidi sul olema väga hea ülevaade ka Inna konkurentidest varem. Kuidas öelda nüüd, ülevaade täpselt ei olnud, sest see muutub iga aastaga. Aga teadsid Innat? Aga ma teadsin Innat ja ma olin kindel, et peab olema juhtunud midagi väga suurt, et kui ei võida, mingid üllatused. Aga üllatusi ei olnud, ütleme nii. Thank you. Side tricep. Front to the judges, abdominal and thighs. Oled juba sellega harjunud, et tänavalgi küllap saadetakse pilkudega sind rohkem kui päris tavalist inimest. Märgatav. On. On nii? Ja on, eriti kui kõrvalt vaatad seda. See on eriti näha. Nii ees kui tagant vaadatakse järgi. Igat moodi muidugi vaadatakse. On inimesi erinevaid. Mõni vanemaid inimesi just rohkem, kes sellest aru ei saa ja ütlevad isegi pahasti nii, et vaadatakse nagu ma ei tea. Aga ma olen sellega harjunud. Mina tean, mis ma olen, kes ma olen. Mina tean, et see on igal juhul parem kui mingi rasva
see on hunnik. Kuidas sa endale riided muretsed, sest ega sinu kasvule tavalise numbri järgi sa ilmselt ei saa poest mitte midagi. Tekib probleeme küll, just pükstega. Pükstega jah, et siis kui jalad lähevad, siis tagumik on liiga lai. Ja kui vastupidi, siis Kus on siis väljapääs? no teen ümber Jah. või õmblen või lasen õmmelda. Ja kui pead näiteks minema aasta paremate sportlaste vastuvõtu pallile, mis siis? Panen kleit selga või midagi. Ei, no probleemi ei ole ausalt öeldes, et seda saab. Mis tahes elualal tippu jõudnud? Spordis seda enam, see spordiinimese karjäär on lühike. Neid inimesi, kuulsaid inimesi kiputakse ikkagi ära kasutama ka enda huvides. On ka sinu puhul juba midagi taolist olnud? On olnud just äsja üks inimene on esitanud ennast nagu minu manager ja et ta on sponsorid siin kõvasti otsinud ja kõik, aga tegelikult mul ei ole manageri, mul ei ole sponsorit kunagi olnud. On üks väike firma, kelle esindaja on Gennadi Okunev. Tema lihtsalt nagu heast südamest andis mulle väikse summa. Nii et toetajaid ikkagi on. Selge see, et riiklik spordiala kulturism ju ei on lihtsalt, jah, on küll neid inimesi, kes eluaeg ise spordi teinud, kes teavad, kui raske see on ja natuke püüavad aidata, aga otseselt mõttes nagu sponsorit mul ei ole kunagi olnud. Ja maailmameistritiitliga kaasnes maailmameistrimedal, Ja. veel midagi? Au ja diplom. Mingil määral oled sa siis praegu ka valiku ees. Maailmameister oled, selles liinis oled jõudnud sinna, kuhu Diplomi. enam midagi ja minna ei ole. Amatööride, jah. Mis saab edasi? Nüüd ainult profide võistlustele. Noh, kui nüüd mõelda profikarjääri peale, siis mulle tundub, et Ameerika on tõesti üks koht, kuhu tasub minna üritama. Ja tema potentsiaal on selline, millega tasuks seal välja minna. Kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Pidagem need sõnad siis meeles. Innale tervituslaul vaata, et vanalt kolleegilt. Kõigepealt tahaks mõnuga tervitada asjale, tuleb läheneda võib-olla pisikese huumoriga. Tõepoolest aastal 1990 valmis see laul, mis kohe kõlama hakkab. Ja pisike vihje on selles suhtes see, et Inna osales ühes meie projektis Pärnu Fiesta ühel performance'il, mille autor oli Tõnu Talve, kunstnik Tõnu Talve. Ja tõepoolest me pakkusime Innale välja sellise variandi, et kas ta tõesti julgeb välja tulla, tõesti oma naiselikkus ilus tuli. Aitäh Innale, tervitama siit stuudios teda meie duo poolt ja need väike Meri Krist tuli ka meile appi siin all istumas ja noh, elu on ju kõverpeeglis loodud, aga nii ta on ju ka kõige loomulikum.